Bibi Steinbergi kujundatud vannitubades ei ole pea kunagi keraamilist plaati, tüüpilisi vannitoa tooteid ega muud ootuspärast. Isegi vanne ja valamuid laseb ta sageli valmistada eritellimusel, täpselt iseenda visiooni järgi. Samas armastab ta kohandada idamaist või antiikmööblit vastavatele funktsioonidele. Tulemus on alati elegantne ja luksuslik. Minu jaoks on vannituba midagi enamat kui ainult vannituba. Ta võiks olla pigem selline spaaruum, kus inimene ennast mõnusalt tunneb. Kindlasti võiks selles ruumis olla siis looduslikud materjalid, lubikrahv, sein, naturaalsed kivitööpinnad ja piisavalt avarust. Isegi siis, kui ruum on väike, võiks jätta vähemalt sellise mulje, et ta on nagu avar ja mõnus ja piisavalt valgust. Olles lõhnatu, siis lubikrahv sobib eelkõige allergikutele. Ta on ka niiskuskindel ja veekindel, absoluutselt antibakteriaalne, et selles mõttes väga tänuväärne materjal. No vastupidavusega ongi see, et ta ei pleegi ära ja ta on ka aastate pärast täpselt sama ilus. Sellepärast ongi väga tänuväärne. Teda saab loomulikult veel viimistleda erinevate viimistlusmaterjalidega, sõltuvalt sellest, mis lõpptulemust keegi tahab saavutada. Aga ta on tõesti väga hea materjal erinevatesse olukordadesse. Looduskive on ju kasutatud sajandeid, et väga hea naturaalne materjal ja väga ilus ja väga mitmekülgse valikuga, et marmorid, graniidid, kvartsiidid, dolomid, paekivi, kõik on omal kohal ja väga erineva ilmega. Looduskivi eelis on presskivi ees ka see, et teda saab väga erineva viimistluse või pinnakattega töödelda. Ta võib olla krobeline, ta võib olla matt, ta võib olla põletatud, võib olla poleeritud, et väga tänuväärne ja eriilmeliselt saab lahendada interjööre. Hooldusega on see, et teda on võimalik katta spetsiaalsete vahenditega, mida ka kivifirmad maale toovad. See tähendab seda, et ta hakkab vett hülgama ja mustust hülgama, et teda on tunduvalt lihtsam pärast nagu hooldada. Eritellimusmööbel valmib Bibi enda firmas. Nii saab stiililt, materjalivalikult kui ka mõõtudelt vastavasse vannituppa täpselt ideaalse lahenduse. Vannituppa ja ka mujale ma ikka teen ise. Ma lähtun hetke emotsioonist, sellest stiilist, mis sinna võiks sobida, milline täpselt võiks olla välimus, mööblialad, kas ta on koonuses või hoopis treitud jalgadega või mida iganes. Et mängumaa on ju suur ja lai. See mööbel peab kindlasti just sellesse ruumi sellel hetkel sobima. Õigete mõõtudega, õigetes toonides, mida iganes. Kindlasti sahtlisisud peavad olema praktilised, kõik peab olema paigas. Igas kodus peab olema ka koristuskapp ja ega väga lihtne koju koristuskapi asukohta ei ole leida. Oma koju ma leidsin sellise vana lihtsa kapi, kuhu sai paigutatud pesumasin ja ka kõik koristusvahendid, kaasa arvatud tolmuimeja, mopid ja kõik muu. Ja tänu sellele, et seal on kõrged uksed ees ja voldikuksed, et siis on teda mugav kasutada ja samas ta jääb nähtamatuks nagu teistele. Samuti, kui pesumasin töötab ja uksed sulgeda, siis ei ole erilist müra kuulda, et on väga mugav olla seal lähedal, et ei häiri. Ma olen kasutanud oma 2 kodus betoonpõrandat, kus on põrandaküte ja jällegi väga praktiline, et on soe, samas ei muutu niiskeks, saab panna vaipu maha. Pole mingisugust probleemi, et kusagilt midagi läbi imbub. Ma armastan ka siis klaasseinte asemel vanni ees kasutada kardinaid, mis jällegi teeb sellise hubasema välimuse. Samas see kangas on taftist, ei niisku väga kergesti, seda on väga kerge hooldada. Korra pesumasinasse ja jälle on ta täiesti uus ja ilus, nii et ei ole vaja väga palju vaeva näha koristamiseks. Kui on suur avar ruum, siis vann võiks olla kindlasti eraldi seisev ja keset tuba. Oleks väga ilus. Bibi maakodu vann on valmistatud Bibi enda jooniste järgi ja sobib proportsioonidelt ideaalselt sellesse ruumi. Materjaliks on vahatatud termolehis. Vann täitub ülevooluavast. Valamuid valin jällegi väga erinevalt, et see sõltub sellest üldisest stiilist, et kas on keraamiline või on roostevaba või on puidust või on kivist, mida iganes, et jällegi
mis on parasjagu see hetke emotsioon ja suunitlus, et selle järgi ma ikkagi valin. Et kõik omavahel kokku sobiks. See graniidist valamu on valmistatud Bibi jooniste järgi Hansakivis. Valamu küljed on elegantselt rihveldatud. Selline valamu on igavene ja kas või pärandatav. Segistid tekivad samamoodi lähtudes ka köögist ja vannitoost, et see stiil oleks ühtne, viimistlus oleks kindlasti ühtne. Kas võib-olla on modernsem või klassikalisem? Vannitoos ma armastan selliseid seinast välja tulevaid segistid, mida saab seina sisse integreerida. Kuna vannitoa kapp ei ole nii sügav kui köögimööbel, siis seal ei ole ka nii palju ruumi ja tänu sellele, et see segisti seal seina on paigutatud, siis jääb vannitoa tööpinnale rohkem ruumi ja on mugavam. Samas on see pilt ka lihtsam. Täna on tootjatel väga palju erinevaid pinnaviimistlustega segistid, mis on väga tore, et ei pea olema kindlasti see segisti kroom. Ta on nii harjatud, roostevaba, messingut, vaske kui ka värvilisi, musta, valget, punast, mis on väga tore jällegi, annab rohkem võimalusi mängimiseks interjööris. Väga palju on viimasel ajal musti segisteid, et just nimelt millel on selline mattpind. Jetil on selline mõnus, pehme ja kummine viimistlus, mis on katsudes väga mõnus ja samast on ka visuaalselt väga ilus. Jetist rääkides on disaini mõttes valik nii lai, et saab sisustada nii betoonmaja vannituba kui ka mõisabudaari, et rääkimata ühiskondlike ruumide šansõlmedest. Jeti stilistika varieerub kandilisest ja rangest pehme ja romantiliseni, et absoluutselt igale maitsele midagi. Ja üheks eeliseks on kindlasti see, et standardvalikus on erinevad viimistlused. Kroomini lisaks on harjatud nikkel, mitmel sarjal on must ja valge, isegi ka punane Easy sarjal. Ja viimane uudis pansarja must viimistlus on see, et on soft touch, mis on ka näidisena olemas spa sanitaartehnikas. Selle sarja meeldiv eripära ongi kindlasti see, et vaatamata tehase koostööle nimekate disaineritega on hinnaklass ikkagi väga lai ja täiesti kättesaadavate hindadega, mis on võimalik soetada oma koju selliste maailma nimede nagu Matteo Thun ja Antonia Rodriguez disainitud tooteid. Bibi käekirjas pole aksessuaarid vannitoas kaugeltki mitte teisejärguline teema. Detailid loovad terviku. Nii nagu läbi vannitoa tuleb metalldetailidele leida sama toon, leiab ta alati mõned sobivad funktsionaalsed esemed, mis on vastava vannitoa aktsendiks ja tekitavad ruumile juurde isikupära või elegantsi. Üllatavalt head valikut kivist, klaasist, keraamikast, metallist, töödeldud puidust ja teistestki materjalidest vannitoa aksessuaare pakub spa sanitaartehnika. Selleks, et see ruum oleks nagu terviklik, on väga tähtis kõik ka aksessuaaride näol. Käepidemed, nagid, igasugused paberihoidjad. See kõik võiks ju kokku sobida, et nad peaksid kõik samasuguse viimistlusega olema, et annaks sellise hea tervikpildi. Aksessuaarid on tähtsad ka selles mõttes, et kui on segisti näiteks punane, et oleks valida ka valamule põhjaklapp punane ja ülevoolu ava või veel mingisugused detailid. Et see on nagu väga tähtis, et need kõik oleks ühte värvi ja omavahel kokku sobiksid. WC-potti ma armastan ka kinnitada nii-öelda seinale, et see loputuskast oleks nagu peidus ja et see loputuskasti viimistlus oleks siis sama, kas vann on uputatud marmori sisse, siis ka loputuskast on uputatud marmori sisse või mingi muu krohv või ühesõnaga, et see läheks peitu sinna ja liigselt ei tuleks esile, et jällegi, et oleks võimalikult mugav ja ilus. Lisaks loputuskastile on ka väga hea WC-poti juures võimalus, kui ta ise ennast puhastab, et kui enne oli isepuhastu WC-pott ainult elektroonilisel näol võimalik, täna on võimalik ka mehaaniliselt isepuhastuvat potti omale soetada TC näol, et väga hea uus leid. Bidee-funktsiooniga WC-potid hakkavad üha tavalisemaks muutuma. Selline pott on eelkõige raskesti määrduv, nii-öelda isepuhastuv, sest loputusfunktsioon peseb potti tõhusalt iga kord. TC suurimast seinaklahvide ja nende kombinatsioonide valikust leiab igaüks endale oma, efektse või ülimalt delikaatse. TC seinasiseseid süsteeme on hea planeerida, sest kõik klahvid sobivad kõikide TC raamidega. WC hügieeni ja mugavuse seisukohalt on fantastiliseks lahenduseks TC liikumisanduriga seinanupp, mida otseselt puudutama ei pea, vähem katsumist, vähem määrdumist.
öiseid tualetikülastajaid rõõmustab ka WC-nupu sees süttiv delikaatne öövalgus. Nii saab oma asjad ilma üldvalguseta aetud, unine olemine ja kaaskodanikud jäävad erksast valgusest segamata.